jopski jalgrattaga tuleb, näeb, ma tulen rekkaga välja, siis hakkab võidu kihutama, et ma saaks välja sõita, kuradi jopakas. Näeb, et tulen välja, kurat küll, aga et ei, vajutama hoogu juurde, et saan ette, et ma pean siis pärast kuradi jopski mööda sõitma. Oi jah, et mis ma siin räägin, tead. Mõtlesin, et eile juba tahtsin väikse videokese teha. Teil oli siuke tore päev. Üle pika aja pidas jälle see transpordiment kinni. Ja otse loomulikult jumala lahe värk, eks ju, peab kinni. Kurat küll, ma pidin 20 minutit ootasin, üle 20 minuti enne, kui tuli mulle juurde siis et paberid võtma. Ma ei tea, ma olen kuulnud mingit juttu, et umbes, et seal on mingi aeg, et kui ta selle aja jooksul tuled, siis võib käigu sisse panna minema sõita, aga ma täpselt ei tea, kuidas see õige, siis ma juba hakkasin mõtlema, et panen käigu sisse, et mingi ka persse. Aga mis selle asja jutu Ivan? Eile kontrollis meid mul muidugi iseenestki mõista kõik korras, mis siis, et on välja printa tehtud ja üle sõidetud ja asju selles mõttes on kõik oli korras. Aga, kulla kolleegid, ma tahan teile öelda nüüd siukest asja. Paistab, et neil ei ole millegiga külge hakata. Ja te kõik koolitusel olete käinud, seal räägitud olete, et ütleme, et see aeg, mis sa kodust tööle lähed, eks meil need autod ju seisavad kõigil kuskil imekohas, vähe on sellised, kelle kodus maja ees seisab ja siis sa just nagu lähed ikka, sõidad sinna. Ja mul ka nagu algul ei mõtlenudki, küsib, et kus ma elan, ütlesin, kus ma elan ja siis hakkas pihta umbes, et kuidas ma nagu koju sain või värki tead, et kui ma autoga nagu tulin sõidust, kuidas ma koju sain. Ma muidugi ütlesin, et ma poja juures Pärnus olin, et so what, meil see on, aga kuidas sa sinna said, on ju? Ma ütlesin, kuule, seal 5 kilomeetrit jalgrattaga läksin, et üleüldse, mis siis sinu asi on? Aga hakkas seal töllama, et umbes, et mul peab olema, tead, nagu ma pean selle prindile panema sinna ja hootel selle märgi peale tegema, ma saatsin ta kukele muidugi. Ütlesin, et ära hakka pihta, et kas millegi muuga tegeleda rohkem ei ole, et mingi hunja-muiaga hakkasin tegelema, tead. Kus ma pean puhkepäeval olen väljas, siis pean kogu aeg iga asja sulle kirja panema, kus ma olen. Ma tulin üldse autost välja, panin telgi püsti, magasin telgis, on ju. Kus see kirjas on, et ma pean koju minema. Ma ei pea koju minema, ma olen seal, kus ma tahan olla. See on minu puhkepäev, see on minu aeg, see on minu asi, mis ma teen, eks. Aga lihtsalt, et eks ma tulevikus ka, ma trahvi midagi ei saanud. Aga ma lihtsalt vaatasin, et ei ole millegi muuga enam tegeleda. Et see on jama natukene, et iga kord, et koju jõuan, kui enne kui kaarti välja lasengi prindi välja, et siis tõmban sinna selle 30-40 minutit kriipsu peale, et just nagu oleks koju läinud, et see ümbriku peal asi, et ootel. Aga noh, ma ütlen, et tee ka, et kes käite, et see ei võta teil tükki küljest ära, lasete selle prindi välja, kui tööle tulite, kui kaarti sisse panna, lased prindi välja, tõmbad sinna selle väikse juti ära kirjutad, et tööle tulek, eks. Ärge kirjutage sõitama, et tööle tulek. See ei ole enam kellegi asi, et kuidas tööle tulin või mismoodi, aga lihtsalt. Sest kui juba siukeste asjadega haiglast huvi hakkavad tundma, siis ilmselt ei ole millegi eest trahvi teha ja nüüd avastasid siukse asja, et saaks hakata kuskilt poolt pitnama jälle välja. Nii et võt niimoodi. Ja muidugi, no täna on teisipäeva hommik. Ma andsin just maa. Aga mis hommikul uudiseid kuulan ja värki. Seal ees oli näe, et kui tore, et maailmaturul kütuse hind langes alla $100, eks ju. See barreliindeks. Ja siis ma nüüd mõtlengi, et ma ei tea, mis seis kodus on, aga eks ma koju jõuan, siis ma näen. Aga no põhimõtteliselt, kui ülesse läksid meil ka ülesse. Täna on teisipäev. Täna tuli see värk, et maailmaturul kukkus. No nüüd oleks ju tegelikkuses loogiline, et meil Eestis ka kohe kukub. Aga ma võin kirja vedada, võtan näpust, läheb paar kuud nüüd aega enne, kui kukkuma hakkab. Aga mis muidugi seda kütuse hinda puudutab, siis kütuse hinnaga, kui siuksed hinnad on, et
üks asi üldse, vaat see topeltmaksustamine, et pannakse aktsiisimaks otsa ja värki ja siis me lõpus maksame veel käibemaksu ka, see on nagu topeltmaksustamine. Et saab kõik võimalikke asju teha ja ma leian, et peaks olema nii ka, et kui ma ikkagi tanklast lähen tankima, siis peaks olema tšeki peal seal eraldi rida, et aktsiisimaks on eraldi välja toodud ja mis käibemaksu alla ei läheks. Siis see on jama ja riik muidugi, kui kütusehind niimoodi hakkas üles minema, no ma ei usu, et ta niimoodi nüüd alla läks ja hakkabki minema alla jälle. Küll ta ilmselt läheb ülesse poolesse, seal tootmist on nii palju hävitatud, et aga riik peaks erakorralisi istungi välja kuulutama ja tulema niimoodi, et kütuseaktsiisi alla tõmbama. Meil on käibemaks niigi kõrge, nad saavad ju raha, saavad selle kütuseaktsiisi raha, nad saavad käibemaksu arvelt selle, aga et inimestel natukenega lihtsam oleks. Aga ei, kus sa sellega, ega ei saa ju, et inimestele muidu jääb liiga palju raha kätte, aga teine point on ja asja point on ka see, et mida kõrgem hind, seda rohkem käibemaksu, mida rohkem käibemaksu, siis saab näidata, et oi, meil on majanduskasv ja mõtlemata sellele, et tulevikus on, lähitulevikus juba on ikka päris pekkis. Ma siin eile ühe sõbraga rääkisin, ta oli ka lausa niimoodi, et ahastuse ääre peale, et ikka kurat, kui pekkis meil asi ja mitte midagi teha ei kannata, siis ma ütlesingi, et täpselt nagu Venemaa kohta räägitakse, et seal need algul kõik vägevalt loobivad näpped ja et Ukrainas ja tuleb sõda pidada ja meil jõule kuradi spetsoperatsioon ja värki ja siis öeldi ilusti, et siuke asi kestab täpselt nii kaua, kui televiisor ruulib. Televiisor on võitnud, kui võidab külmkapp, et siis hakkab midagi juhtuma ja meil on täpselt sama. Et siis, kui võidab külmkapp, mis see tähendab? See tähendab seda, et kui inimene enam ei keskendu selle peale, et ta vahib telekas seda ajupesu, vaid ta vaatab külmkapi peale ja kui külmkapp on tühi, vaata siis võetakse jalad perse alt välja ja vaata siis ollakse juba sõna otseses mõttes nõus mässama hakata. Senikaua käib see koogutamine ja külmutamine kaasa, nii et ei ole siin mitte midagi teha, ega endal on ka siuke tunne, et karju appi, aga ega see appi karjumine ei aita ka. Tuleb lihtsalt oodata nii kaua, kui kõik pekki kukub. Aga muidugi, mis siin veel uudiste näen, ma ei saagi täpselt aru sellest asjast, aga vaadake siin mingisugused Ukraina inkassaatorid Ungaris võeti kinni ja kui palju seal seda raha oli ja puha. Ja nagu ma aru saan, siis see on raha, mis anti just nagu on Euroopa Liidu poolt antud, et relvade ostmiseks. Aga minul on nüüd küsimus, mis mõttes, kui Euroopa Liidu poolt kuidagi mingi raha antakse niimoodi ja seda veetakse siis autoga, inkassaatorid veavad sularaha. Et et see on nüüd küll natuke imelik ja seda enam, et seda veetakse veel läbi kuradi teiste riikide transiidina. Ma ei tea, kas ma sain millegist valesti aru, aga mul läks lambike põlema, mõtlesin, kas meil Eestis on siin ka niimoodi, kui Euroopast mingit raha saadakse, siis mingid inkassaatorid veavad lennukiga tuuakse ja siis me ei tea, kuhu see läheb, sest see tuli sularahana. Teil lambike põlema ei lähe või? Vähe imelikult käib, siis mina sain sellest asjast nii aru, et see on Euroopa Liidu poolt mingisugune relva ostmiseks mingi abi. Ma ei tea, seal 90 miljardist või palju see pidi olema ja seal oli mingi osa praegu, mis oli, aga vähegi imelik ei ole või? Sularahana, mis antakse toetus, sularaha rahapakkidena. See on täitsa pekkis on ju. Ja muidugi veel, hommikul võtad telefoni, ikka scrollid ja vaatad, mis uudised ja visatakse välja seal. Kurat, see Sildarude saaga raist. Kurat küll, kui palju aastaid see juba käib ja kogu aeg esikaanel ja kurat, mis teil viga on? Ma ei mõtle mitte Sildarusi, ma mõtlen teie ajakirjanikud, et mis ilge huvi on kellelgi või? Et avalik huvi, siin on tähtsamaid asju, kus on avalik huvi. Ühe pere musta pesu pesemist ei pea kajastama niimoodi, et kõigil on vinge huvi või?
meil on huvi, et kuhu kaob meie maksumaksja raha. Vot see huvi meil on. Võtke tegelege sellega. Aga ei, kajastatakse seda, kui kuskil pool kellelgi perekonnas on mingi räige vitu viha on ja siis see asi käib niimoodi mingi, ma ei tea, tagantjärgi, aga mina ei ütle selle kohta muud mitte midagi, kui see on pesuehtne vitu viha mingi. Nii et ma ei tea. Aga jah, täna praegu pikalt ei lobise, kuni mul alati need videod lähevad nii pikaks ära. Ma pärast pole veel lobisen kindlasti, aga praegu ma siit sõidan sinna väikestesse auto-ooper 2 tükki, et sõidan sinna, ma sain koorma maha, et käin tualetis ära ja pesen hambad ära ja siis kihutan edasi, et täna veel ühes kohas maha panna ja sealt samast veel peale võtta ja siis on Varssavi poole tuld. Pärast äkki pesusast läbi veel ja siis kodu poole. Ja mis ma nii vihane ja igati pidi niimoodi olen, ma ütlen teile ausalt ka, juuksed nii pikad, sellepärast mul on see tornusall ka pähe pandud, et no täitsa ebamugav on olla, ma hakkan ennast nii kehvasti tundma, kui mul juuksed pikad on, et see on täiesti rõve. Ja ma kogu aeg tootsin, et saan oma juuksud juurde minna, aga juuksul oli käega mingi operatsioon. Algul arvas, et kuskil peale 8. märtsit saab tööle hakata jälle, aga ei saa, et ikka seal mingid õmblused ja mingi värk ja näpud veel nõrgad, need tuleb tükk aega treenida, et üldse saaks korda, et võib-olla läheb 6 aega veel, mul läheb 6 aega ei kannata oodata, siis ma näen nagu Tarzan välja. Ja nüüd ma pean siis mingi teise juuksepilti minema, kui ma koju saan. Ikka päris pekkis on. Ma ei tea, eks vaata naistel on ka tähtis niimoodi, et ilus soeng ja värk on kõik. Aga mina hakkan ennast kuidagi eriliselt kehvasti tundma siis, kui mul on juuksed pikad, nagu kuidagi Jeesus Kristusel solgus oled nagu Tarzan. Ja nüüd läheb siis täiega kettesse. Muuses see on see lõik. Vaadake, ma ükskord tegin videot ja rääkisin, kui ma sain trahvi kokku vist 250 €. Et 7 trahvi ja kui sellest korraga ei pannud, iga ühe pidin eraldi maksma ja iga ülekanne, iga makse maksis veel eraldi. Et seal mingi teenustasu nagu ja see oligi selle lõigu peal, ma alati selle peal panisin 90 miljonit nagu seganega. Siin on see vahemaa läbimisega võtab ja siin paistab, et seda AI kasutab ka kuidagi, et ta fikseerib ära, et ma olen veoautoga ja tegelikult siukse tee peal Poolas on 70. Sõidukas võib sõita 90, aga veoauto 70 ja mina panin siin ka 90 ja võt, ammustas läbi veel. Ja nüüd ma olen väga viisakas etiketi juht. Kõik võivad kohe haibi panna ja öelda, et oi Kalle, kunn Kalle, sa oled tubli oled, tuleb liikluseeskirjad järgi sõita. Aga jah, nii et saab näha, et oleks täna saaks nagu seal kiiresti maha ja kiiresti peale, see tähendab seda, et oleks kedagi ees ei ole järjekorras. Tahaks täna varem õhtule saada, kui ma pessu ka tahan minna, et pesu peale läheb nagu nii aega, aga ma ei jää sinna magama, ma tahan nagu, et saaks neljapäeval varem koju, et tahaks nii kaugele sõita, et pärast saan Adasin jälle ära sõita. Adasist jääb mul hea 2 tundi Pärnuni ja oleks ka kodus ja saaks varem õhtule, varem alustada, varem koju. Rallinädal ka on tulemas ja niimoodi see ongi. Aga jah, võiksite kommenteerida, kes sõitjad on, kuidas teil tööga edeneb. Näeb, mul on täna tegelikult isegi Mikker kaasaks kellegi käest intervjuud võtta. Oi, peabki vaatama, äkki võtan ka, aga esmaspäeva hommikul ühe Eesti tondiga rääkisin ka. Aga siis oli veel kohvi joomise aeg ja viitsid hakata asjasid välja otsima, kui oleks pidanud küsima, kui nad tulid ja väikse intervjuu ka. Nüüd võtsin kodus siukse mikrofoni sanga kaasa, et oleks hea, et mine tea, et kui keegi on nõus rääkima, teinekord ka miskid aga niimoodi, lähen sinna Orlenisse. Vetsus ära, panen päeva kirja, panen hambad ära, panen näo ära. Hommikul jätsin selle asjanduse vahele. Aga ma nagu
sealt ma filmima hakkasin, ma seal põhimõtteliselt seal seisingi seal vastas ristmiku peal, platsi peal, aga ei olnud ise hommikul kohe minna, mõtlesin, käin laadin ära ja võtan maha ära ja siis ma võtsin maha ja peale ka kohe. Tühja aluseid või tühja neid kuradi kaste, taanakastid tagasi lähevad. Niimoodi ilusasti lihtsasti käibki see kogu see läks. Siin on ka muidugi pesul, aga taha tööga vahel minna, tegelikult saab kaval võib-olla minna hoopis sinna. Ei ole teisel pool on järjekord mitte. Siit tulevad välja, aga muidu peaks ükskord minema uurima, palju siin maksab, et teinekord äkki järjekorda ei ole. See oleks kasulik, saab ruttu ära teha, et siis ei ole nagu vahet. Siin Tomskasse lähed, seal läheb hirmus aeg. Aga võt, selline lühikene videokene, et ei sõitnud palju, 13 kilomeetrit. Nüüd nägitegi jälle, kuidas 13 kilomeetri sõitmine käib. Okei, nüüd tuleb minna, kikud puhtaks pesta, nägu puhtaks pesta ja siis tööle.